Tere, mina olen Andrus. Oleme kohas, mida minul on juba suur õnn ja privileeg oma koduks nimetada üle 10 aasta. Ja see on Uulu roosiaed siin meie selja taga, mis taastati sellisel kujul 2012. aasta sügiseks. See kogukond, mida siis ühendab MTÜ Pulverk, tekkiski põhimõtteliselt selle lipu all, et teha see ajalooline paik, see Uulu muuli juures olev roosiaed korda. Tegemist on tõesti siis Pärnumaa mõistes väga olulise ajaloolise kohaga, kus kunagi tsaari perekond maabus, käies siis Uulu Krahvil külas. Tänapäeval, kus tegelikult just noorematel kogukonnad tekivad nii-öelda virtuaalselt, internetipõhiselt, aga see tegelikult ei ole nagu päris asi, et sa ei saa ennast seostada mingisuguse, ma ei tea, mingi friigisarja fännide või kellegiga iganes, eks ju, nii-öelda reaalselt, aga see koht, see paik, see maa, kus sa tegelikult oled ja kus sa pärit oled ja kus sinu naabrid, sõbrad elavad, et kui selle ümber nagu tekib selline reaalne kogukond, et see on nagu päris asi. Et ka ettevõtjana pean seda kogukonda väga oluliseks, kuna inimesed, kellel tekib side selle kandiga, kus nad elavad, et nad on sellega seoses lojaalsemad ka sellele ettevõtjale, sellele piirkonnale, kus nad tegutsevad. Et ma olen kindel, et ka tugev kogukond aitab vältida seda, et inimesed võtavad nii-öelda kerge südamega, jätavad maha oma kodu, sõidavad ära Soome tööle, et tegelikult Eesti võimalus ongi see, et sellist siin traditsiooniliselt tugevalt kogukonna tunnet tekitada, et seeläbi ma arvan, eestlased jäävad Eestisse, jäävad siia, teevad oma kodu heaks tööd ja ka see tunne kandub üle ka lastele. Ma arvan, et see kogukonna tunne on see meie tulevik, millel kogu ühiskond võiks baseeruda.